täna tahan jagada sellist sõna, kus tuleb välja üks väga konkreetne mõte. Et meil on Jumala poolt tegelikult antud midagi, mida ainult Jumal saab meile anda, ja Jumal annab meile seda, et me võime Jumalat mõista. Kõigil seda tegelikult ei ole. Ja ma täna tahan sedasi, et me kõik, kes me tegelikult oleme Jumalaga kokku saanud, oleme ta sõnast aru saanud, oleme Jumala pühast vaimust osa saanud, oleme ükstapuha kas suuremaid või väiksemaid kogemusi saanud, et me võiksime nagu seda väga-väga tegelikult kõrgelt hinnata. Sellepärast, et see on nii eriline tegelikult, mis on meie käes ja seda ei ole mitte kõikidel inimestel siin selles maailmas. Nüüd ma loen selle üsna väga tuntud Jeesuse tähendamise sõna, mida ta räägib Mattiuse 13. meie jaoks, ja see on see tähendamise sõna külvajast. Ja seal oligi niimoodi, et Jeesuse jüngrid küsivad siis ühel hetkel tema käest, aga miks sa räägid tähendamissõnadega, miks sa räägid selliste piltidega, miks sa räägid nende võrdumitega, ja see põhjus tegelikult tulebki välja seal 11. salmis, ma ütlen kohe nagu selle ka. Jeesus kostis, teile on antud mõista taevariigi saladusi, neile aga ei ole. Ja sellepärast, kui sul on antud mõista taevariigi saladusi, siis on tegelikult on see väga suur eelis ja suur õnnistus. Aga loeme seda Jeesuse tähendamise sõna ka. Nendele siis ka, kellel ei ole antud, on esimene osa. Kellel ei ole antud, kuulake lihtsalt seda. Sel päeval läks Jeesus kodunt välja ja istus järve äärde. Enam-vähem peaksid kõik aru saama. Järv on siin, võid proovida ise ka. Ja tema juurde kogunes suur rahvaolk, nii et ta pidi astuma paati ja istuma sinna. Meil paadid vist veel ei ole seal, kuhu istudeks, aga kõik rahvas seisis kaldal ja tema rääkis neile palju asju tähendamise sõnadega, rääkiski nende piltidega. Ja siis ta ütles, vaata, külvaja läks välja külvama. Ja külvamisel pudenes osa seemet tee äärde ning linnud tulid ja nokkisid selle. Aga osa kukkus kivisele maale, kus sel polnud palju mulda ja see tärkas kohe, sest sel polnud sügavat mulda, ent päikese tõustes see närtsis ja kuivas ära, sest sel polnud juurt. Osa seemet kukkus ohakate sekka ning ohakad sirgusid ja lämmatasid selle. Aga osa kukkus heasse mulda ning kandis vilja, mõni 100, mõni 60, mõni 30 seemet. Kel kõrvad on, kuulgu. Ja siis Jeesuse jüngrid astuvad ta juurde ja küsivad, miks sa räägid neile tähendamissõnadega? Miks sa räägid nendele mingisugust külvilugu? Ja miks sa neid asju nagu räägid? Ja sellepärast on, kes te nõukogude aegsed olete, mäletate küll, kui oli õhtul programma Vremja, siis kogu aeg räägiti, kui palju on juba külvatud. Ja sügisel räägiti, kui palju on juba lõigatud. Üsna tuttav teema. Aga vaata, see teema ongi nendele, kes rohkemat aru ei saa. Sa võid nendele rääkida sellest külvist ja lõikusest ja mitut sentnerit ja kuidas selle asjaga läks ja kuidas tuli. Ja meie muidugi, kes me olime Jumala omad, me saime rõõmu tunda, kui tuli saaki rohkem, tähendab, Jumal õnnistas, me saime seda aru, teised võib-olla ei saanud isegi seda aru ja lihtsalt kuulsid need külvi ja lõikuse lugusid. Aga nüüd Jeesus vastab, et teile on antud ja see asi läheb tegelikult palju sügavamaks veel, mida nüüd Jeesus hakkab rääkima. Sest kellel on, sellele antakse ja tal on rohkem kui küllalt, aga kellel ei ole, sellelt võetakse ära seegi, mis tal on. Ja vaata, nüüd on niimoodi, see reegel kehtib ka. Ma ütlesin, et kellel on antud, sul on võimalus, et sul antakse täna ka veel rohkem juurde. Kui sul on antud, siis antakse juurde. Ja kellel ei ole antud, vaata, siis on öeldud seda, et isegi võetakse see ära, mis veel on. Isegi see lihtne lugu külvamisest võib täiesti ära kaduda, lihtsalt võetakse, kõik võetakse ära. Ja sellepärast on üldiselt on see üks huvitav Jumala riigi reegel, et kellel on, sellele antakse, kellel ei ole, selle käest võetakse seegi tegelikult ära. Ja sellepärast on see niimoodi, et kui sa oled saanud, ja sa pead tegelikult väga seda hindama, et mul on, ja see peab tegelikult kasvama, ja et sul, vaata, see kasv peab tegelikult selles asjas olema. No nii, ja siis ta vastab ka, ma räägin neile tähendamissõnadega sellepärast, et nad vaadates ei näe, ega kuuldes ei kuule ega mõista. Ja nende kohta läheb täide Jesaja ennustus, mis ütleb, kuuldes te kuulete ega mõista, vaadates vaatate ega ei näe. Selle rahva süda on kalestunud ja nad kuulevad kõrvadega raskesti ja nad sulevad oma silmad, et nad silmadega ei näeks ja kõrvadega ei kuuleks, ega südamega ei mõistaks ega pöörduks, et ma võiksin neid parandada. Ja asi läheb tegelikult, nüüd läheb Jesaja aega ja sellepärast, ja siis on niimoodi, et Jeesus lausa ise ju tsiteerib praegusel hetkel ju Jesajat. Ja sest nende kohta läheb täide Jesaja ennustus. Ja nüüd on nii, et vajab pöörata korraks ennast Jesaja asjade juurde. Ja nüüd ma loen tegelikult Jesaja raamatu 6. peatükist, vaata, ja mõned sellised asjad paneme ilusasti praegu paika.
milline seos tegelikult on nendes asjades. Jesaja, kui teda kutsutakse, siis tal tegelikult on väga püha hetk, ta näeb issandat, ta on sellises olukorras, ta näeb seda väga püha olukorda, loeme seda ka siit 6. Jesaja raamatu siis peatükist 6. salmist hakkan lugema. tal olid omad probleemid, ta oli issandat näinud ja ta tundis, et ta on roojaste huultega mees. Siis lendas mu juurde üks seeravõttest ja tal oli käes elav süsi, mille ta oli pihtidega altarilt võtnud. Ja ta puudutas mu suud ning ütles, vaata, see puudutas sinu huuli ja su süü on lahkunud ning su patt on lepitatud. Ja ma kuulsin issanda häält küsivat, keda ma läkitan, kes meilt läheks? Ja ma ütlesin, vaata, siin ma olen, läkita mind. Tema ütles, mine ja ütle sellele rahvale, kuuldes kuulete ega mõista, nähes te näete ega taipa, te tuimaks selle rahva süda, te raskeks nende kõrvad ning sule ta silmad, et ta oma silmadega ei näeks ja kõrvadega ei kuuleks, oma südamega ei mõistaks ja ei pöörduks ega paraneks. Aga mina küsisin, kui kauaks, issand? Ja tema vastas, kuni linnad on rüüstatud ja elanikest ilma ja kojad inimtühjad ja põllud laastatud kõrbeks. Ja issand on saatnud inimesed kaugele ning palju on sööti jäänud keset maad. Ja kui seal veel jääb alles 10 osa, siis seegi põletatakse ära nagu terepint või tamm, millest langedes jääb järele känd. Aga ta känd on püha seeme. No üsna selline trossitu pilt. Jumal kutsub Jesajat, kutsub, et mine kuulutama ja siis ta ütleb sedasi, et aga see on selline värk, et sa lähed kuulutama nendele inimestele, kes sind ei kuule, kes sind ei mõista ja pigem on niimoodi, et nende südamed on tuimad ja see kõik läheb nagu mööda. Tal on mure, et kui kaua see asi käib. Ja vaata, üks niisugune ravivahend oli see, kui linnad on laastatud. No küll on tore täna, et meie Võru linn ei ole ära laastatud, et meil on praegusel hetkel on korras. Aga me näeme sedasi, et vahest on see rahvas nagu ennem tegelikult ei järka, kui asjad lähevad nii kaugele ja see hakkab äratama. Ega seegi tegelikult väga kergesti ei ärata, kui ilmutuse raamatust loeme. Aga põhimõtteliselt on see niimoodi, et me näeme sedasi, et see on toiminud, tegelikult on väga toiminud Jeruusalemma juures ju küll. Ma jätan korraks nagu selle Mattiuse 13. jätan kõrvale, läheme korraks Mattiuse 24. Ja sellepärast seal on väga selline oluline issanda sõna, mida ta räägib ja läheme korraks sinna Jeruusalemma, kui ma juba seda nimetasin. Jeesus on pühas kojas koos oma jüngritega ja läheb sealt välja ja jüngrid astusid tema juurde ja hakkasid talle pühakoja hooneid näitama. Ja sellepärast kallid nii, et näed, mina kui lugesin seda, mõtlesin, et Jeesus oli ju 12-aastase poisina oli ka seal templis tegelikult. Ja nüüd on nagu mingisugune tark lugu, et jüngrid ütlevad, et Jeesusele, et kuule vaata. Ma usun, et ta 12-aastase poisina vaatas selle templi korralikult üle, kuidas see oli. Aga jüngrid olid vaimustunud ja näitasid tegelikult neid hooneid. Ja nüüd Jeesus hakkab selle peale rääkima. Ta ütles, et eks te näe seda kõike. Tõesti, ma ütlen teile, ei jäeta siin kivi peale, mida maha ei kistaks. Ja vaata, kui raske on see niimoodi, et kui midagi on väga ilusat ja kui nüüd see on issanda sõna, kus ütleb sedasi, et aga te näete seda, et siin ei jäeta kivi peale ja mida siin maha ei kistaks ja kallid see sündiseks. Me teame, ajalust juba teame, Rooma riik vallutab ühel hetkel selle paiga ja see ongi nii. Ja ega see oli ainus kord tegelikult Jeruusalemmal ju. Seal ütleme, et Paabel vallutas ju ka samamoodi. Tuli, samamoodi lammutati, siis jälle taastati. Praegusel hetkel võiks ütelda, et me oleme nagu selles lammutuse olukorras, kes läheb Jeruusalemma ikka seda nutumüüri lähed vaatama. Me oleme nagu selles olukorras. Need Jeesuse sõnad jäid nagu selles hetkel kehtima, nii nagu see oli, et lükati see asi laiali ja nõnda see paraku on. No nii, nüüd kallid, mis meie siis teeme, kui me niisugust juttu kuulasime? Nüüd tunneme kaasa Jeruusalemmale, mõtleme seda. Aga tead, kui ma lugesin seda, sain nagu hoopis 11 pilti veel ka. Kallid, eks me oleme ka need pühavaimu templid. Ja ei jäeta meist ka kivi peale, mida maha ei kistaks. Paulus võrdleb meid, et ta ei ütle nii kõrgele, ta ütleb, et me oleme nagu see maine telkkoone, mida maha kistakse. Ja ma ütlen, see on täna ka tõde. Hiljuti, keegi õde oli saanud nagu selgus, et kuulis need kirikul kellade lööke ja ta sai nagu teadmise, lihtsalt kuulsin seda, jutustati mulle edasi, et mul ei ole pikalt päevasid enam. Ja vaata, see tuletatakse sulle tegelikult meelde, et see maine telkkonna lihtsalt kistakse maha. Et sa oled ajutiselt siin ilmas. Ja sellepärast, kallid, nii me paraku oleme ja sellepärast, kui lugesin seda Jeruusalemma templit, siis tuli meelde need enda templid, milles me elame ja ka need kistakse maha. No täna me kõik oleme tegelikult teinud, me oleme natuke oma kortsusid silunud ja oleme ennast ilusamaks teinud ja natuke lükkame sirgemaks ennast ja püüame täna veel, et see telk oleks hästi püsti.
püüame ju tegelikult kõik olla ja selles on mitte midagi ei ole valesti, aga peame meeles sedasi, et kindel on see lugu, et see väline telkhoone meil tegelikult vananeb. Vaata, näitlejatest tehakse sageli niimoodi, et internetis näed seal YouTube'is või vaatad, et oli nooruses, kui ta oli oma mingi tipphetkel näitleja, nüüd on aastakümned edasi läinud ja millised on. Mõni on vanaduses ka veel päris ilust, aga osad on ikka päris ära käest läinud, võiks ütelda, need telgid nendel. Need ennem liiga neid telkisid pingutasid, pärast läheb liiga lonti. Aga sellepärast kallid ei tasu väga pingutada, üle pingutada ei tasu. Aga nii, meie Eestimaal nähtavasti seda nii ei tee ka. Aga olgu see nõnda. Ja nii, et aga meie sisemine inimene tegelikult peab päev-päevalt uuenema ja selle välisega tegelikult võime täitsa tegelikult rahul olla, et issand annab tegelikult uue. Kui see vanaga saab ühele poole, siis me saame selle uue ja sellepärast me ei pea ka üldse selle vana pärast nii palju üldse mures olema. Sest me tegelikult oleme natuke liiga palju selle vana pärast mures. Sellepärast, et uus on tegelikult tulemas niikuinii ühel hetkel, kas ülestõusmises või kui muudetakse kohe, kui issand tuleb. No nii, nüüd on niimoodi, et ma Riiast veel tulen ühe näite siia vahele. Seal reedesel, ütleme õhtul üks vend, kes seal ka rääkis seal koguduses seal, oli ühe jalaga mees, mitte sõjast oma jala kaotanud, aga samasugused need metalljalad nendel praegusel hetkel on seal, paljudel, kes seal sõjast tulevad, veel ellu jäävad ja saavad omal neid kunstliikmeid siis, aga ta oli 2-aastane poiss, kui tegelikult trammi alla jäi. Ja kaotas oma siis ühe jala, 3 päeva oli koomas olnud, ega ma seda lugu nii täpselt ju kõik ei tea, aga ellu ta jäi, ema teda lohutas, ütles, et nagu piiblisalm on, et parem ühe jalaga taevariiki kui 2 põrgusse ja nagu seal Jeesus ka neid asju räägib, vahest on nagu neid sõnasid nii raskelt nagu vaja. Ja ta siis, ta oli koos oma naise ja näha tal pere ja lapsed ja kõik nagu põhimõtteliselt tal elu nagu selles mõttes läheb tavaliselt. Ma mõtlesin ta peale, vaata tema oli praegusel hetkel selline mees, kes sai Ukrainast tulla vabalt, sellepärast, et ta selle ühe jala pärast kindlasti oligi, et sa saad välja, ega muidu sealt mehi ju naljalt välja ei lasta, et hoitakse ikka praegu sõja jaoks ju neid. Et see, mis oli kord väga raske ja halb, see on praegusel hetkel nende kodus kindlasti see rahu ja eelis, et teda ei võeta, ta on pastor juba aastakümnet, 20 aastat vähemalt vist ja et teda ei võeta sinna sõtta ja ei viida teda ära ja et see, mis oli, ütleme, lapsena tohutu tragöödia, praegusel hetkel on ta nagu mingisugune garantii, et ma praegu nendes olukordades olema ei pea, et olen. Ja sellest kallid, me ei tea kunagi, mis on hea, mis on halb. Ma usun, et teame seda vana lugu, ütleme, see on nagu mõistulugu nähtavasti, mis ikka räägiti sedasi, et ühel talumehel kadus hobune ära ja naabrid ütlevad, oi kui halb, et hobune kadus ära, et ikka hobune suur asi ju. Ja siis on nii, et aga poiss läks otsima, leidis üles, küll on hea, et hobuse üles leidis. Tead, ronis selga, tead, aga siis kukkus hobuse seljast maha ja murdis omal jala ära. Oi, tead, olite rõõmsad, et küll oli hea, et leidis ja siis küll on halb, et kukkus ja jalg katki. Aga siis tulid, ütleme, et see oli tsaari aeg, siis tuldi võtma neid liisupoisse, kes lähevad sõjaväkke, saari sõjaväes oldi ju 25 aastat, sa läksid ju elukutseliseks sinna, kui juba sind võeti. Aga tal oli jalg katki ja ta jäi minemata teisi, kes sealt võeti sealt külast ja naabrid elud, küll sul läks hästi, et sinu poissi jäi koju, tead, et teda ei võetud. Ja sellepärast on kallid, on sul täna jalg katki või jalg terve, vahet ei ole, tead, jumal teab, mis on hea ja sellepärast on see niimoodi, et midagi on see nagu suuremat selle koha pealt, et vaata, meie vahest oleme nii tühiste asjade juures nagu kuskile kinni jäänud ja sellepärast on see nii, et ja need asjad on, ütleme, mõtlen sedasi, et kui sa oled 2-aastane poiss ja nüüd oled täismees, ja sa võid alles aastate pärast mõelda nagu teistmoodi, et ma olen praegusel hetkel mingi sellises. Ta ei rääkinud seda, see on minu jutt, saate aru, eks. Sest et aga ma sain sellest asjast aru, et selles on tegelikult palju võimalusi. Teised rääkisid oma viisadest ja asjadest, et kas saavad tulla sinna Lätti ja kes sealt Valgevenest olid ja sest et liikumised ja asjad on tegelikult piiratud nii nagu ta on. Nii et kallid, nii ta on, et kiitus Jumalale, et meil on sõna. Nüüd on niimoodi, et aga kui Jeesus rääkis, kui nad seal siis selle templiloo ja mahakiskumise olid ära kuulanud, siis mõtted ju jäid järgi. Kui siis Jeesus istus õlimäel, astusid jüngrid ta juurde ja küsisid omavahel üldse, et ütle meile, millal see kõik tuleb ja mis on sinu tulemise ja selle ajastu lõpu tunnustäht. Ja siis Jeesus vastab, ütleb, et vaadake, et keegi teid ei eksitaks. Siin on 3 küsimust, et millal Jeesus tuleb ja millal see templi hävitamine sünnib ja mis on üldse selle ajastu lõpu tunnustäheks, et mitu küsimust on siin, aga Jeesus ütleb selle juures, et vaadake, et teid keegi ei eksitaks. Paljud tulevad minu all, minu nime all ja ütlevad, et mina olen Kristus ja eksitavad paljusid.
ja siis tuleb see väga tugev ütlemine, te kuulete sõdadest ja sõjasõnumeid, siis vaadake, et ei ehmu, sest see kõik peab sündima, kuid veel ei ole lõpp käes. ja sellepärast, kallid, meeldib või ei meeldi, täna oleme sellises kriitilises olukorras, me ei tea, kuidas asi läheb, sellepärast et praegu me näeme, et kokkuleppeid ei ole saavutatud ja asi on väga pingiliselt üleval, issanda sõna loeme sedasi, et see kõik peab sündima. aga kui ta ütleb sedasi, et selles ei ole lõpp käes, rahvas tõuseb rahva vastu, kuningriik kuningriigi vastu, on näljahädad, katkud ja paiguti on maavärinad ja see kõik on öeldud sedasi, et see on sünnitusvalude algus. aga teate, mis on sünnitusvalud? pärast seda ju sünnib midagi ilusat. ja üleüldse, et kõige selle jama peale sünnib midagi väga ilusat, mis siin selles maailmas on. uus taevas ja maa. See kõik sünnib ju tegelikult niimoodi lihtsalt, see ei sünni teistmoodi, ilma valudeta pole, ütleme, keegi ei sündinud praktiliselt, tehakse neid keisreid ja sellepärast on see niimoodi. sealt Ukraina lugu teine veel tuleb praegusest sünnitusest meelde. üks naine oli mingi 26. detsember oli kuskil, mis aasta see täpselt oli, eks, nüüd see sõja ajal oli määratud, et detsembris siis, et on see tähtaeg, kui laps peab sündima, viidi haiglasse, tehti kähkukeiser. no teised olid nagu õnnetud ja ta ise ka, et aga miks mul seda nüüd tehti praegusel hetkel. aga järgmine päev seda haiglat polnudki enam. sellepärast ütleme nagu töökorras, aknad olid kõik eest ära, mingi pauk tuli sinna ja see oligi lõppenud. aga eelmine päev sai teda veel seal aidata. ja sellepärast oli see nii, et jumal täpselt teadis, millal sai veel aidata normaalselt ja millal oli kõik möödas. ja sellepärast nii me oleme siin selles ilmas, et me oleme niisugustes olukordades, mis on keerulised, aga issand kõike seda teab. nii et need on sünnitusvalud ja sellepärast täna, nagu ütlesin ka, et seisavad ees ilusad ajad, issand võtab lõikuse sisse nende sünnitusvalude keskel. teate, mis kurb asi on seal, üks asi on veel. praegu nende sünnitusvalude keskel, mis on seal Ukrainas, paljud need, kes on olnud elavalt usus, on kaotanud oma usu, aga paljud need, kes ei olnud usus, on leidnud usu. aga milles see lugu on? teate, milles on lugu? seal on üks põhjus, ma lihtsalt noppisin neid konverentsilt neid mõtteid, aga ma sain vastuseid selliselt. teate, kes elasid sellist karismaatilist edu, evangeeliumi elu, siis nendel seda praegusel hetkel ei ole. kui kõik on laastatud ja kõik on käest läinud. aga mis niisugusest jumalast mul abi, kui ta mind ei aita? aga need, kes ei elanud seda, kes praegusel hetkel lihtsalt hädas jooksid Jumala juurde. sest osadel on see õnn, sest et meie tunnistame, meie ütleme. tead, see on niisugune tunne, et me muudkui alati ei ütleme mitte kui midagi nende kõikide olukordade pihta, mis siin sellest maailmast üle käivad. ja sellepärast on see nii, et pigemini on niimoodi, et meil on vaja mõista. ja sellepärast õndsad on need tegelikult, kes asju mõistavad ja kes asjadest aru saavad. ja sellest Jeesus räägib neid lugusid. ja siis ta ütleb, et ja üldse meil Jumala lastena on selline, et meid üleüldse kiusatakse, teid ahistatakse ja saate kõigi rahvaste viha alusteks minu nime pärast. see on meie roll. ja tead, ütleme, et see on normaalne, maailm teeb meiega nii. aga siis juhtub, teate, mis järgmine jama juhtub? juhtub see, et paljud pahanduvad ja redavad üksteist ja vihkavad üksteist. aga see käib juba kristlaste pihta. väga selgelt, et omavahel minnakse siis tülli ja tõesti minnakse ikka kapitaalselt tülli, sellepärast et mõistetakse ühtemoodi, mõistetakse teistmoodi ja reedetakse ja pahandatakse ja sellepärast nii, nagu ma täna juba ütlesin ennem siin sedasi, et osad võtavad vastu, teised ei võta vastu, nii nagu Aleksei seal käis, ütles, et käisin Koreas, osad kirikuksed läksid kinni, teised kirikuksed olid lahti, sest vastavalt sellele meelsusele, keda sa takka kiidad, selle järgi sa said tuppa ja sellepärast elu on niisugune, lihtsalt midagi teha ei ole. Kiitus Jumalale, et see asi hakkab juba muutuma, et igasse tuppa peab tegelikult saama. meie issand käib, igal pool käib Ukrainas ja käib Venemaal, tal ei ole mingit komplekse nendes asjades. ta tunneb igat oma armastavat last, ta armastab kõiki inimesi, aga me ei tohi nendes asjades niimoodi takerduda. no nii, aga juhtub seda, et need pahandused tulevad. valeprohvetid tõuseb palju, ülekohus võtab võimust, seadusetus võtab võimust ja teate, mis selle asja lõpp on, väga vahva on see. ja seda kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu ilmamaale, tunnistuseks kõigile rahvastele ja siis tuleb lõpp, on meile kirjutatud, eesti keeles on niimoodi. see tegelikult see sõna tähendab, et siis tuleb eesmärk. eesmärk on see, et evangeelium saab kuulutatud. et saab kuulutatud see, et kas inimesed võtavad Jeesuse vastu või ei võta Jeesust vastu, see peab tegelikult sündima. ja sellepärast see on Jumala tegelikult eesmärk, et evangeelium kuulutatakse. me mitte kedagi tegelikult ära ei räägi, vaid igaüks saab tegelikult selle oma valiku teha. lihtsalt evangeelium tõstetakse nii palju ülesse, et inimene saab ütelda sellele jah või ei ja sellepärast nii see on, et ka kõik need olukorrad praegusel hetkel näed,
mis maailmast üle käivad, tuleb otsani vastu pidada, nendel on need, kes uskusid, et nendel on parem Jumal, kui see täna nendele tundub. teate, Jumal on ikkagi seesama ja hea ja sellepärast ära ta juurest ära mine. Kui sina praegusel hetkel seda ei mõistnud, neid Jumala käikusid, siis ei tasu sul tegelikult Jumala juurest niikuinii jalga lasta. Paremat kohta ei ole, kui olla tegelikult tema juures. Nii et kiitus Jumalale, et näed, evangeelium tegelikult viib neid asju täide. Aga me olime tegelikult Mattiuse 13. ja mul on selline soov veel, et me sealt saaksime veel nagu tugevalt need mõtted kätte. Et teile on antud mõista taevariigi saladusi. Ja sellepärast on see nii, et nüüd, kui sul on antud, siis sa oled tegelikult see õnnis inimene. Kui sul on antud mõista neid asju, siis hoia sellest väga kinni ja hoolitse selle eest, et see asi tegelikult väga tegelikult kasvaks. Nüüd ma loen selle Mattiuse 13. juurde, ma loen siit nagu niisuguseid erinevaid kohti veel tegelikult Jumala sõnast ja ma hakkan mõtlema, kuidas ma seda teen. No ütleme, lihtsalt ma olen märkinud kord siin, et Samaria naine vestleb Jeesusega. Jeesus, kui sa teaksid seda Jumala andi ja kes sinuga räägib, siis sa paluksid elavat vett, eks. Aga mida me Jumala käest paluksime, eks? Kui sa tead Jumala andi, siis sa palud õieti. Kui sa vähe tead Jumala andi, siis sa võib-olla palud tervist, võib-olla palud mingisugust kaitset ja varjulahendust. Ja ütleme, teatud asju on need sellist. Aga kui sa tead Jumala andi, siis sa küsid seda, kuidas ma taevariiki saan. Et ma tahan seda, et ma hing hukka ei läheks, kui sa mõistad nagu seda asja, mis on kõige tähtsam. Ja sellepärast on see nii, et kui sa mõistad, kui sa ei mõista, midagi teha ei ole. Ja sellepärast on väga tähtis on see on tegelikult see on ainukene võimalus meil, ütleme Jumala abil ja Jumala vaimu abil on üldse nagu mõista. Johannese evangeeliumi 6:65 ja 6:44, need on väga tugevad ütlemised. Ükski ei saa tulla minu juurde, kui teda ei tõmba isa, kes on minu läkitanud ja mina äratanud üles viimsel päeval. Ükski ei saa tulla, kui isa ei tõmba. Ja siis see on siis 44 salm ja siis 65 salm on samamoodi tugev asi. Seepärast ma olengi teile öelnud, keegi ei saa tulla minu juurde, kui talle ei ole seda andnud isa. Kui sa oled tulnud Jumala juurde, kui sa oled saanud üldse vastu võtta issandat. Seal 1. Korintuse 12 on öeldud seda, et keegi ei saa ütelda muidu kui pühas vaimus, et Jeesus on issand. Tead, kui niisugust sõna loed, te ütlete aamen selle peale. Aga minu meelest on niisugune tunne, et igaüks kuidagi selle sõna suust välja. Aga teate, ma mõtlen sedasi, et siin on siiski ka selline vahe vahel, sest ma usun sedasi, et paljud ütlevad seda, lihtsalt ütlevad, ilma usuta ütlevad sedasi. Aga nii ei ole Jumalale meelepärane. Sa kuidagi ütlesid see sõna ära, tead, sest et osad ju käivad leeris. Ütleme, et kui räägitakse, nii meie maal vist ei ole, kunagi lugesin, et Rootsis käivad leeris, kingitakse uued testamendid ja siis, kui kirikust välja lähevad, siis on prügikasti visatakse sinna ära. See ei ütle, et Jeesus on issand. Ta seal sees võis ütelda küll, eks. Aga kui tal on täpselt ainult nii palju seda, et muga tehti see asi ära, aga mind see sõna ei huvita ja mingi asi ei huvita. See Jeesus ei ole issand. Ja sellepärast on see nii, et siin on nagu midagi rohkemat on selles asjas, et kes nagu mõistab, kellel on antud mõista ja kellel ei ole antud mõista. Ja sellepärast ja need, kellel ei ole antud mõista, need käituvadki niimoodi, et viskavad Jumala sõna lihtsalt minema. Ja sellepärast, aga kes mõistavad, need tegelikult ei käitu nii. Ja nii, ja nüüd on nii, et Jeesus siis räägib seda pilti ja ütleb, et teie mõistate, teile ma võin rohkem ka rääkida ja selle lahti rääkida. Ma ei hakka ühte kohta rääkima, see on raske kohta, aga kes tahab ise, uuri seda. See on Mattiuse 19 ja salmid 11 ja 12, seal on abiellumise lugu. On tegelikult räägitud, kes on nagu abielu jaoks ja kes on need kohitsetud ja seal on öeldud seesama mõte, et kes seda mõistab. Ja seal ma ei üritagi praegusel hetkel seda mõistmist tuua, ma ei ole suuteline praegu seda nagu lahti lükkama. Aga Jeesus ometigi nagu seda räägib, ütleb selle abiellumise koha pealt, et inimene peab ka selles asjas saama selguse, et mille jaoks ta on. Kas ta on abielu jaoks või ei ole selle jaoks. Ja tegelikult on see nii, et ütleme, et mõlemad on head, kui mõista. Aga kui sa oled kogu aeg oled nagu kahe vahel ja ei mõista seda asja, vaata, siis sa oled õnnetu, kui sa oled kahtleja. Sa pead saama asja paika, aga ma ütlen, seda teemat ma praegusel hetkel ei võta siia juurde. Nüüd, ütleme, et mingid sellised tugevad ütlemised selle mõistmise koha pealt Pauluse kaudu tulevad need asjad. Eks tal asi oli selge endal ja ta püüdis seda edasi anda ja ma teen Efesuse kirja
3. peatüki lahti ja 3. kuni 6. salmini loeme siit praegusel hetkel ka. Jumal on mulle ilmutuse kaudu teatanud saladuse, nagu ma eespool lühidalt kirjutasin. Seda lugedes te võite mõista minu arusaamist Kristuse saladusest, mida muistsete põlvede aegu ei antud teada inimlastele nii, nagu see nüüd on ilmutatud pühadele apostlitele ja prohvetitele vaimus. Et paganadki on kaas pärida nii. Kallid, meie elame kõige õnnelikumal ajal, kus tegelikult ilmutus on kõige suurem. Ja see on juba 2000 aastat. See on just, et kui Jeesus tuli siia sellesse maailma, hakkas kehtima see uus leping, Jumala vaim valati välja, me elame kõige õnnelikum ajal, see ei ole lõppenud, absoluutselt ei ole lõppenud. Me elame kõige paremal ajal, mis iganes olla tegelikult saab. Ja sõna ütleb veel sedasi, et vaata, et ilmutus läheb lõpuaegadel veel suuremaks, nii et me elame veel paremal ajal. Ja sest me peame nagu mõistma, et meil on super aeg tegelikult, milles me elame. Ja meil ei ole mitte midagi tegelikult puudu ja sellepärast on me vajame nagu seda nagu täielikku mõistmist. Nüüd ma võtan Kolossa kirja veel lahti. Ja Kolossa kirja 2. peatükist hakkan lugema kõigepealt 2.2 ja vaatame sealt ka, seal on nii tugevad mõtted. 1. peatükki lugesin, eks, ennem jumalateenistuse alguses, aga 2.2 on öeldud nii. Et julgustada nende südameid, kes on kokku liitetud armastuses, täieliku mõistmise, kogu rikkuse, Jumala saladuse, Kristuse tunnetamises. Vaata, see Jumala rikkus on Kristus. Ja seda täielikku, ütleme, rikkust mõista, täielik mõistmine selle rikkuse koha pealt, Kristuse koha pealt. Pauluse soov on see, kelles peituvad kõik tarkuse ja tunnetuse aarded. Me näeme sedasi, et Paulus ei hoia kokku nendes sõnades, et kõik ja täielikult ja ütleme, tal on niisugused suured soovid tegelikult nagu neid asju lihtsalt avada. Ja kiitus Jumalale. Kolossa 1.26, võtan siit ka veel ühe salmi. Seda saladust, mis oli varjatud endiste aegade ja sugupõlvede eest, nüüd on aga avaldatud tema pühadele, kellele Jumal tahtis teada anda, mis on selle saladuse kirkuse rikkus kõigi rahvaste seas. See on Kristus teie sees, kirkuse lootus. Ja sellepärast, kallid, meil on, ütleme, see kõige suurem asi on see. Aga meil, sageli kristlastena on olnud niimoodi seda, aga me tahame terveks saada. Kui tuleb mõni, kes palveb tervendamise pärast, siis jookseme kokku. Kõige suurem rikkus on tervis. Täitsa tuleb sellest asjast välja. Olen ise ka tarvitanud seda asja, teadsin, et teeme tervenduskoosolekud, ütleme, selle nime saame kokku. Ütled, et tuleb pasunakoord, et siis ei tule nii palju. Tead, eks? Et aga see on lihtsalt selline erinev asi, tead. Ja sellest juba, kallid, ma seepärast ei tee ühtegi teist hetkel praegu nii, nagu te näete. Me lihtsalt tuleme kokku. Ja tehku Kristus mis tahes, tehku terveks või andku ilmutusi või mis iganes on vaja. Sellepärast, et kui me nagu temast kuidagi mööda paneme, kui me millegi muuga siin meelitame, mis asja sellele mõtted tegelikult nendes asjades tegelikult siis on, mitte mingisugust mõtet ei ole. Ja sellepärast Paulus on niimoodi, et ta lihtsalt tahab sedasi, et inimesed, saage sellest Kristusest aru, sellest rikkusest ja tegelikult, mida te omate. Ja sellepärast kiitus Jumalale, nii et nii ta on. Ja Kolossa 4.3 on ka veel siin mul märgitud, eks. Palvetagi ühtlasi ka meie eest, et Jumal avaks siis meile sõna ukse kuulutada Kristuse saladust, mille pärast ma olen ju ahelais. Ja et ma oskaksin avaldada nõnda, nagu seda ma pean rääkima. Ja sellepärast, kallid, tal oli mure selle koha pealt, et see Kristuse lugu oleks niimoodi räägitud, kuidas räägitud peab saama. Ja nii, et tänu Jumalale, et täna võime lihtsalt ühte asja teha tähtsaks, et vaja seda ilmutust, mis meil on antud juba, et see kasvaks, et see suureneks. No nii, ja ma teen korraks nüüd selle Mattiuse 13. veel korraks tagasi lahti. No nii, siin on sedasi, et loeme veel mõned salmid. 13.16. Õndsad on aga teie silmad, et need näevad ja teie kõrvad, et need kuulevad. Ja seda, ja mitte ainult füüsilises mõttes, vaid et kui sa vaimulikult saad aru Kristusest, et seda päästet vastu võtta, siis sa oled õnnis ja sellepärast kiitus Jumalale. Sest tõesti ma ütlen teile, palju prohvetid ja õiged on ihaldanud näha, mida teie näete, ega ole näinud ja kuulda, mida te kuulete, ega ole kuulnud. Ja sellepärast, kallid, me elame, ma ütlen veel kord, parimas ajas, mis olla saab, sellepärast, et see ihaldatu on tegelikult praegusel hetkel meie käes. Jeesus ütleb seda oma jüngritele esmalt, et see on see aeg parim, mis iganes olla saab.
ja siis ta ütleb, et hea küll, ma räägin teile selle tähendamissõna ka siis natukese veel lahti. Kuulge nüüd külvaja tähendamise sõna tähendust. Nüüd on nendele, kellel on juba antud aru saada, nendele räägitakse veel, teistel oli ainult külvilugu. Aga nüüd tuleb see, mis selle pildi taga nagu on. Igaühe juurde, kes sõna kuningriigist kuuleb, ent ei mõista, tuleb kuri ning riisub külvatuda südamest. See on tee äärde külvatu. Ja vaata, mis tegelikult lugu on see. Igaühe juurde, kes ei mõista, selle käest võetakse kõik ära. Kui sa täna ka siin ei mõista, siis sõna läheb täide. See kõik võetakse lihtsalt ära, sul ei ole mitte kui midagi. Kui sa mõistad, siis see läheb sul kasvama. Aga kui sa ei mõista, siis on niimoodi, et mis seal täna seal oli. Mitte midagi sa tegelikult ei saanud, sellepärast, et kuri tuleb iga ühe juurde. Ta tuleb seda tegelikult, tuleb ära võtma. Ja Jeesus ütles, et täpselt see niimoodi on. Ja need on niisugused tee äärde külvatud, kes on niimoodi ka, vahest nagu sattuvad kuskile ja kuulevad midagi, aga tegelikult on niimoodi, et see tõde nagu mitte kuidagi kohale ei jõua. Ja sellepärast see võetakse tegelikult ära. No mis Kivisele maale külvati, see on, kes sõna kuuleb ja kohe rõõmuga vastu võtab, aga tal enesel pole juurt, vaid on heitlik. Kui teda sõna pärast hakatakse rõhuma või taga kiusama, laseb ta ennast kohe eksitada. Ja sellepärast on järgmine variant on see, et kui sa oled seal see ilma juureta, siis on samamoodi tegelikult on see nii, et lihtsalt sa ei lähe kasvama, kui sul juurel kohta ei ole. Ja sellepärast on see nii, et ka see läheb tegelikult kaduma, kui tuleb sõna pärast tagakius, lased kohe tegelikult ennast eksitada, tuleb nagu mingisugune teine jutt. Teate, praegu on, eksitamise jutte on nii palju. No siin hiljuti just kuulasin nende uudiste koha pealt, ütleme, mis pannakse näiteks YouTube'i ülesse, et osasid uudiseid teevad praegu tehisintellektid. No see on jama, mida ma seal siis kuulan. Mingi tehishäälega loetakse ja uudise on ka veel tehisintellekti tehtud. Ja meie võtame nagu mingisugust tõe pähe neid asju. Aga tegelikult niimoodi, nii ongi tegelikult, kuidas meid petetakse. Sellepärast, et osad uudiste tegijad enam ei viitsi. Osad tarvitavad oma töös praegusel hetkel, et paluvad seal tehisintellekti aita. Et mingid ülesanded asju lahendada. Aga kui uudiste tegija ka seda palub, kallid, mul ei ole täna tehisintellekti jutlus, et ma palusin, et tehisintellekti aita mul jutlust täna kirjutada, et ma siin räägiksin ära teile täna. Mul ei ole see. Ja arvestage sellega, et nii ei tasu tegelikult. Aga teate, ma usun sedasi, see tehisintellekt oleks midagi võimeline rääkima ka. Midagi ta igal juhul räägib, sest et eksitada ta ikka oskab. Ja sellepärast, aga me näeme sedasi, et see asi on niivõrd tegelikult praegusel hetkel ohtlik siin. Ja näete, võetakse tegelikult see tõde ära, kui juurt ei ole, kõigutatakse sind kohe. Ja sellepärast mingi uus mõtteasi tuleb, keeratakse sind kuskile teise poole ja oledki kaotanud selle ära. Nii et kallid, tõde tegelikult võetakse ära, mitte midagi muud ei võeta ära, kui sa paned seda tähele. Tõe peale käib see jaht, et seda inimeste südametest kätte saada. Sest et igaühe juurde tuleb seda külvatut riisuma ja sellepärast on nii, et ta tuleb väga ruttu tegelikult seda tegema. Ja vaata, ja kuidas siis on, siis on öeldud, et Kivisel maal olidki niimoodi, et tulevad need taevalinnud. Vaata see taevalind, tuleb mingi järgmine mõte sulle, lendas pähe, eks. Nii kui on öeldud sedasi, et see ei tohi sul pesa teha, see linnukene, et las ta läheb ruttu minema sealt, eks. Aga need taevalinnud tulevad tegelikult, nad tulevad meie mõtteid ära varastama ja uusi asju tegelikult tooma meie pähe. No nii, ütleme, et ühtedega sai hakkama lihtsalt, et juurt ei ole, aga osad on ikkagi kuskil, kus on ka ohakate sekka külvatu, kuulevad sõna, aga selle ajastu muretsemised ja rikkuse petlik ahvatlus lämmatavad sõna ja see jääb viljatuks. Ja sellepärast osadel on ikkagi niimoodi, et nagu midagi nagu läheb kasvama, paremini läheb kasvama. Aga vaata selle ajastu mured ja rikkuse meelitus. Osad hukkuvad murede käes. Kuidas tulevikuga on? Hukud selle pärast. Ja teised lähed lihtsalt jooksed sellele rikkusele tegelikult järgi, mida pakutakse siin selles maailmas. Ja mõlemad pakkumised on ohtlikud ja sellepärast need on nagu ohakad, nagu siin Jeesus ütleb sedasi, et need lihtsalt lämmatavad selle tõe ära ja inimene jälle ilma. Ja siis on see viimane. Aga heasse mulda külvatu on see, kes sõna kuuleb ja mõistab. Kes kuuleb ja mõistab, kellele on antud mõista. Eks, kes kuuleb ja kellele on antud mõista, siis ta saab vilja kanda mõni 100, mõni 60 ja mõni 30 korda. Nii et lihtne ja selge jutt tegelikult on. Aga kallid, me näeme sedasi, et vaata, nagu tuleb pilt sellest,
et nagu 3/4 on sellist, mis nagu tuulde läheb seda külvi. 1/4 on selline, noh, see 4. maa, noh, me ei saa ütelda, et need on võrdsed osad, jumal ise seda teab. Kuidas nende osadega on, aga igatahes väga tõsine tegelikult on see lugu selle asja koha pealt. Nüüd, kallid, kuidas meiega on olnud siin, ütleme, viimastel aegadel? Kas me oleme elanud niimoodi, et me oleme mõistnud, mis asjad toimuvad? Ega seda ei ole nii lihtne tunda ega mõista. Ütleme, et kui 20. aasta oli käes, noh, nimetan seda lihtsalt nagu, teate seda kõik seda, seda oli vaja mõista. Seda oli vaja vaimulikult mõista, mis on toimumas. Ja sellepärast on nii, kes mõistsid, need käitusid julgelt ja õieti. Kes ei mõistnud, need käitusid ebavalelt või käitusid täiesti valesti. Ja sellepärast, et lihtsalt ei mõistnud. Ja sellepärast on vaja, lihtsalt on, tegelikult on vaja mõista, milles me oleme. Praegusel hetkel on niimoodi, et nagu ütleme aasta 22, kui see nagu sõda läks aktiivseks, eks, nagu sellises mõttes. Jälle oli vaja mõista seda, mis toimub. Ütleme, et mul olid, ma mäletan, need sõnumid ja jutlused, mida ma jagasin, nagu ka seal 22. aastal ja ma korraks isegi otsisin oma kodulehelt, saab otsingu sõnaga panna sisse seal sõda või sõja või ütleme, et siis annab neid mõned jutlused välja. Mäletan, et piiblikoolis tegelikult õpetasin ka nagu sõdade teemal, lihtsalt nagu sain seda, et seda õpetada ja rääkida. Seda on lihtsalt vaja mõista. Ja kui sa seda mõistad, siis hoopis teistmoodi sa tegelikult käitud selles olukorras. Aga kui sa ei mõista, siis sa lihtsalt oled paanikas. Ja sellepärast on see niimoodi, et osad lihtsalt paluvad, et jumal, et luba, et sõda ei tuleks, et ei tuleks. No siis ütleb, et see peab sündima. No kumb siis peale jääb? Kui Jeesus ütles, et peab sündima, no siis peab sündima. Ja see on niimoodi, et ega see igal pool ei sünni. Kus koha peal see sünnib? Aga see peab seal sündima, kus ta tegelikult sündima peab. Tegelikult me elame sõdade tulemusel nii, nagu me elame. Kui ma rääkisin täna siin natuke esimesest ilmasõjast, et oli kõikide sõdade lõpetamise sõda. Selle järel tekkis tegelikult Eesti riik. Ja paljud riigid vabanesid sellel ajal, Soome ja kõik, kes said oma iseseisvuse ja meie siin Balti riigid saime ja palju teisi riiki seal Jugoslaavia pool ja kus iganes said. See oli esimese ilmasõja tulemus, et tegelikult need asjad olid sellised. No nii, siis tuli teine variant ja kogu aeg on niimoodi tulnud. No kuidas on näiteks Kaliningradiga, teate, kuidas sellega on? Üks osa, ütleme sellest Saksamaale kuuluvast osast on praegu Leedu käes, üks osa on Venemaa käes Kaliningradina ja üks osa on Poola käes. Meile tundub kogu aeg sedasi, et nagu venelane ainult sealt sai selle Kaliningradi endale. Ei, sai Leedu ka endale ja sai Poola ka sealt endale, selle sõja järgselt neid juppe seal. Ja lihtsalt jagasid neid asju. Sest asjad tegelikult lihtsalt muutuvad nende sõdade ja asjade käigus. Ja sellepärast on niimoodi, asju on vaja tegelikult mõista. Aga teate, me ajaloo mälu on nii väikene ja sellest me lihtsalt ei mõista. Meile räägitakse, mida tahetakse, lihtsalt kõik ja meil on mingisugused enda soovid ja siis me ütleme, et see on õiglane, mida me tahame. Teate, Jumal teab üksi, mis on see õiglane. Ja sellepärast Jumal ütleb et maa sülitab välja. Sealt ütleme sellest, ütleme see piirkond, mida ma praegu nimetasin. Seal 2 miljonit sakslast lihtsalt põgenes ära sellel hetkel. Läksid ära lihtsalt sellel hetkel Saksamaale, lihtsalt läksid ära. Ja need maad jäid teistele sellel hetkel seal, nendele teistele riikidele, keda nimetasin. Ja maa sülitab vahepeal välja. Ja maa vahepeal tegelikult õnnistab meid. Ja sellepärast on nii, et me vajame nendest asjadest tegelikult lihtsalt ilmutust. Ka sellest praegusest olukorrast, milles me oleme. Meil on vaja ilmutust, kui me Jumala sõna loeme, et me saame seda aru, et mis siin räägiti. Ja miks seda tegelikult meile räägiti. Ja ka issand tegelikult tahab ju meile ilmutada asju. Jumal ilmutas näiteks prohvet Reitsile omal ajal, et häda tuleb. Aga keegi ei tahtnud sellist juttu kuulda. Aga mis me niisugust häda juttu kuuleme? Meil on ju kõik hästi. Meil on, elu läheb Eestis ilusasti, ikka ütlevad sedasi, et isegi elu oli parem kui Soomes, kõik oli väga ilus ja tore ja meil seda Jumalat tühja vaja on, meil on seda kunstsitta on vaja, nii nagu ta ütles, et seda kunstväetist on vaja ja inimesed lihtsalt elasid selliselt, ütlesid näkku. No mis siin meie aastapäeval siin alles, kui praegusel hetkel öeldi, ega me ka Jumala peale ei saa loota. No niimoodi ei tule välja sedasi, mitte keegi teine peale meid kunagi aidanud, ainult Jumal on meid aidanud. Pärast Põhjasõda, et me rahvas üldse püsima jäi. Jumal aitas meid piibli kaudu, sakslased tegid meile piibli ja aitasid seda tõlkida ja teha, et meil oleks Jumala sõna eesti keeles olemas ja see on meie õnnistus. Ja sellepärast, kui me seda ei mõista tegelikult, no mitte midagi nagu teha ei saa ja sellepärast on vaja tegelikult mõista. Aeg on sõjal, ajal on rahul. Ütleme seda, kogu raamatus seal 3. peatükis on räägitud. Meile ei meeldi tegelikult need asjad. Teate, kallid, kui Jumal lubab, siis maikuus on 80 aastat, kus otseselt ju meie maal sõda pole olnud. Eks, kui ära lõppes tegelikult, ütleme see teine ilmasõda ja need asjad ära 45. lõppes, see on ju super värk tegelikult, mis on. Meile kingiti see aeg. Loed, kui sealt kohtumõistjate raamatust, teatud aeg olid seal mingisuguse rõhu ja riisu all ja siis kingiti rahuaega. Ja meie tegelikult olemegi sellepärast ühed hästi ära illitatud lapsed, et me oleme elanud
praktiliselt 80 aastat tegelikult rahuajal. Et noh, terve enamus ju meil on niimoodi, et kes on nüüd natukese üle 80 siin, need saavad ütelda, et nad elasid sellel ajal ka, kus veel sõda oli ja nägid seda ka. Aga enamus meist seda näinud ei ole. Ja sellepärast, et lihtsalt see nii ongi tegelikult, et me oleme nii ajal tegelikult elada saanud ja kiitus Jumalale. Ja kas me saime seda ise valida? Meil on antud see aeg, et sündisid sellel ajal. Meil on see antud aeg, mina pole see valida saanud, Jumal andis selle aja. Meil on antud see, et meil olid usklikud vanemad, et nad oskasid meile rääkida Jumala sõna. Meil on antud tegelikult nii palju asju, mis meil on tegelikult antud, oleme tänulikud selle eest, et mida meil on antud, et me mõistaksime nagu seda, et see ei läheks kuidagi mööda. Sest et kui paljud tegelikult kuidagi väga lõdvalt suhtuvad sellesse, mida Jumal tegelikult on andnud ja ta on andnud parima, mis on andnud, annab oma poja, et meid päästab, teeb kõik selleks, et me võiksime mõista, saadab oma püha vaimu selle jaoks, annab meile oma sõna. Meil on kõik need asjad on tegelikult antud. Aga me lihtsalt, kui me ei hooli sellest asjast, siis lihtsalt see võetakse tegelikult meie käest ära. Nii et aidaku meid Jumal, et me praeguses ajas, kus me oleme elamas, võiksime elada sellise hoiakuga, et Jumal, me tahame tegelikult teada saada, mida sa oled praegu tegemas. Ja sellest ma ütlen sedasi, ei saa mina siit kantsist kõike sulle rääkida. Sulle peab olema ise antud. Vaata, siin on nii, et teile on antud. Sa pead ise tegelikult saama selgused nende asjade koha pealt, mis siin toimub. Sellepärast, et teise üteldud asi ei ole. Kui Peetrus saab ilmutuse ja tead, et Jeesus, sina oled Messias, siis ütleb, kuule, Jumal on seda sulle ilmutanud, õnnis oled sina Peetrus. Ja sellepärast võib iga ühe nime ütelda sulle sinu praegusel hetkel, kes sa õnnis oled ja kes sa ei ole. Üks on õnnis ja teine lihtsalt ei ole. Teised kuulevad lihtsalt teise suust seda juttu. Aga sellel hetkel oli Peetrus oli see õnnis, kes sai selle ilmutuse. Ja Jumal valis Peetruse välja, kellel ta selle ilmutuse koguduse koha pealt andis. Ja sellepärast on see nii, et ole ise see igatsemas, kes sa tegelikult tahad. Sest et kui sa otsid, siis sa tegelikult leiad. Kui sa teed nagu sellise otsused, issand, mina tahan sinu käest saada vastuseid praeguses nendes asjades, mis siin selles maailmas on, mida peame tegema, kuidas käituma, kuidas suhtuma, et see on tegelikult on niivõrd oluline tähtis. Ütleme, et vaata selle asjaga lõpetan nüüd. Lihtsalt, kui täna rääkisin, et Jesaja lugu oli selline, kus ta ütleb sedasi, et ta tee need kõrvad kurdiks ja siis silmad pimedaks, et ta ei näeks ja tuimaks ta ära, siis Johannese evangeeliumi, vaata see 12, 40 ja 41, pastor Albert kunagi, kui ta seda rääkis, mul on see hääle kõlegi meeles, kuidas ta seda ütles, seda ütles Jesaja, sest ta nägi Jeesuse kirkust ning rääkis temast. Kellest Jesaja rääkis? Vaata, kui ta kuulutas seal, mida me lugesime 6. peatükis, ta nägi sellel hetkel Jeesust ja rääkis sellest ajast, ta rääkis meie aega. Ta rääkis, et nii me hakkamegi tegelikult elama. Me mõtleme sedasi, et see oli Jesaja ajal, need olid siuksed kurdid ja tummad. Ei, absoluutselt mitte. Jesaja nägi Jeesust ja ta rääkis sellest Jeesuse ajast, sellepärast, et tegelikult Jeesus tuli siis sellesse maailma ja siis ta tegelikult sellises olukorras lihtsalt oligi. Ja nii ta ongi, et lihtsalt õndsad oleme meie, kui me seda näeme. Kate on peal, eks vaata, see on see 2. Korintuse, näed ikka, ütle mõne koha veel, 2. Korintuse kirja siit 3. peatükist, loen ka sedasi, 14 salmi sealt edasi. Kuid nende mõtteviis on paadunud. Veel tänapäevani jääb Vana Testamendi lugemise peale see sama kate. Seda ei kergitata, sest see eemaldatakse alles Kristuses. Tänapäevani iga kord, kui Moosest loetakse, lasub kate nende südamel. Aga kui nende süda pöördub issanda poole, siis võetakse kate ära. Ja sellepärast on see niimoodi, et me võime seda Vana Testamenti lugeda ka kattega. Aga kui me tuleme Kristuse juurde, siis kate tegelikult võetakse ära. Ja eks see puudutab, ütleme, juute praegusel hetkel, et osad on nagu sellises olukorras. Kõik ei ole ka sellises olukorras. Osad on suutnud praegu selle katte ka ära visata. Esimesed olid niikuinii juudid, kes päästmisele tulid. Kui seal, ütleme, Jeesus tuli ja kutsus jüngrid ja oli selline lugu, eks. Aga kallid, nii see on, et väga tähtis on see, et see kate saaks tegelikult ära võetud. Ja ilma Kristuseta seda katet ära ei võeta. Ja sellepärast, et nii see on, et lihtsalt Jumal teisiti tee. Jeesus on valgus. Ja kui me Jeesuse valgust oma ellu ei lase, kui me mingisuguseid muid asju püüame siin ära seletada ilma issandata, pimeduses niikuinii oleme. Aga kiitus Jumalale, et Jeesus on ja meile on antud mõista neid asju. Amen. Tõuseme. Halleluuja. Isa, ma tänan sind, et meil on antud mõista Jumal sinu sõna. Tänu sulle, issand, et iga ühe eest, kes me sõna siin oleme ja
ja kes me sind armastame ja kui me su sõna lahti teeme, et me seda mõistame, kui me jutlusi kuuleme, et me seda mõistame, me täname sind, Jumal, lihtsalt selle privileegi eest, milles me olla võime. ja isa, me täname sind, et üle kõige me võime hinnata seda, et Jeesus, sina oled meil, oled meie päästja, oled meie lunastaja, oled meie vabastaja, issand, tänu sulle. aga tänu sulle, et kõike muud antakse ka, antakse selga ja jalga ja antakse tervist ja kõike, Jumal, me täname sind kõige selle eest, mis tegelikult kaasneb. aga issand, üle kõige me tegelikult armastame sind, tahame paremini tunda ja mõista. isa, me täname sind, et me võime selgelt teada seda, et õigete rada läheb üha valgemaks ja sellepärast, isa, ma palun seda, et nendel eelolevatel päevadel, sellel aastal 25, meie rada oleks valge. isa, ma palun samuti ka, et igaüks meist elaks seda elu, mida peab elama. isa, me palume seda, et me ei paneks pausile elu aastal 25, vaid leiaksime üles sinu tahte ja teeksime seda, kas on see meie isiklikus elus vaja mingid sammud teha. isa, me palume seda, et hirmust ei jääks mitte miski asi ehitamata, hirmust ei jääks mingi asi ette võtmata või õppimata, vaid Jumal, me palume seda, et julgusta ja juhi meie igapäevast elu ka samamoodi. ja kindlasti, isa, me täname sind, et me tohime paluda seda, et me ka vaimulikus elus käiksime lihtsalt sinu palgevalguses. isa, me palume seda Jeesuse nimel, isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Amen.